sõbrad, mul on äärmiselt hea meel teid täna tervitada, mul on hea meel siin teie eest täna seista. Ma tean, mul on väga lahe müts, selle ma leidsin taaskasutuskeskusest, ma soovitan kõigile aeg-ajalt seda taaskasutuskeskust külastada, sealt võib leida väga huvitavaid peakatteid. Aga nüüd ma olen jõudnud oma 9. Mees ja Maja filmini, mul on äärmiselt hea meel ja ma olen kõigile nendele Mees ja Maja filmis osalenud kirjanikele ülitänulik, sest see protsess on juba kestnud 4 aastat, kui ma olen neid filme teinud. Ma olen need ise otsast lõpuni filminud, ma olen need kokku monteerinud, kui vaja siis ka lavastanud, kui vaja siis ka turundanud, et ma pean ennast nagu Eesti mastaabis independent dokumentaalfilmi tegijaks, kus ma olen saanud kõik oma produktsioonid ise otsustada ja ise teha. Sellel on omad plussid, sellel on omad miinused, aga eelkõige ma näen siin nagu plusse, sest ma olen saanud nagu nii palju erinevaid asju teha dokumentalistikas. Ma olen näinud nii palju erinevaid elusid, ma olen kuulnud inimesi rääkimas oma asjadest, oma eludest, oma olulistest asjadest nagu nii hingestatult, nii lähedalt, et on olnud arendav ja ülimalt nagu valgustav elumuutuv kogemus see 4 aastat. Et üks film on veel tegemisel ja siis ma võin uhkusega öelda, et ma tegin 10 filmi valmis, 10 lühidokumentaali Mees ja Maja, et see on olnud pikk protsess. Ja dokumentaalfilmi tegemine kui selline on ressursimahukas, kohati ka natuke tänamatu töö, kui me vaatame nagu mängufilmide kõrvale, kelle see, ütleme siis rahastus on nagu rohkem tähelepanu all ja kus liiguvad nagu suuremad siis produktsiooni-eelarved, siis sellegi poolest dokumentaalfilmi tegemine ja Eesti inimeste elu uurimine on mulle ka osaliselt ka selline nagu missioonitöö ja levitada seda materjali nagu oma YouTube'i kanalil, mis oleks kohe tasuta kätte saada. See on üks minu selle dokumentalistika selline nagu ärimudeleid olnud algusest peale, et ma ei seo ennast nii palju kui võimalik siis suurte levitajatega, kes tekitavad oma kriteeriumid ja nägemused, et mulle meeldib, et mu asjad on kohe kättesaadavad ja nagu rahvale, et kui sa soovid neid vaadata, siis sa võid minu YouTube'i kanali pealt neid eelmisi Mees ja Maja osasid vaadata. Mul oleks väga hea meel tutvustada sulle erinevaid Eesti kirjanikke, nende lemmikhooneid, nende lemmikmaju. Ma ise nimetan Mees ja Maja dokumentaalfilme selliseks nagu butiikfilmideks või nišifilmideks või nad on selline nagu nohikufilmid, et justkui nagu võetud mingisugune teema, mis nagu üsna väheseid nagu kõnetab, aga siis on sellega nagu süvitsi mindud ja seda teemat nagu lahatud ja uuritud ja siis need 20 kuni 30 minutilised dokumentaalfilmid nagu tulnud ja sealt, et see on mulle endale ka olnud nagu selline väga põnev uurimisvaldkond nagu inimese süvamaailma või hingemaailma ja et paljud on öelnud, et aga need filmid on nagu kirjanikest, et nad räägivad seal osaliselt nii vähe nagu kirjandusest, et selle kommentaariks ma saan öelda, et ma tahtsin teha filme kirjanikest, kes ei räägi otseselt kirjandusest. Ma tahtsin teha filme kirjanikest, kes räägiksid oma lemmikhoonetest, kes räägiksid millestki muust, mis ei ole kirjandus. Aga läbi selle rääkimise avaldub nende siis sisemaailm ja avaldub nende inspiratsioon, mis tegelikult ju otseses mõttes mõjutab ka nende töid ja nende kirjutamisi. Et ma tahtsin nagu liikuda lähedale mingitele sellistele nagu tasanditele, mis tegelikult on igal pool kohal selles inimeses. Isegi kui ta siis kirjutamisest ei räägi, siis tegelikult see, mis meile korda läheb või missugused ruumid meid mõjutavad, milline on meil lapsepõlv olnud, kõik need asjad tegelikult on ju loomingus kohal. Ja see on nagu Mees ja Maja dokumentaalfilmide selline suurem ja kandvam eesmärk. Aga ma ei ole ainult teinud dokumentaale, vaid ma osalesin ka Eesti Draamateatri Ükskord Liibanonis etenduse videokujunduse tegemisel. Ma olin seal videokujundaja. Nüüdseks on etendus väljas. Ma soovitan vaatama minna Eesti Draamateatrisse Ükskord Liibanonis. See etendus on väga mitmekihiline. Kindlasti kahtlemata on see nagu rännak sellisesse Lähis-Ida kultuuriruumi, poliitikamaastikus, religiooni kindlasti. Etendus on saanud väga erinevat tagasisidet, mis minu meelest on hea ja tegijatele ma tahaks ka öelda, et see on hea, et on erinevaid siis nagu arvamusi etenduse kohta ja kriitikud on nagu üks segment inimestest, aga suurem ja olulisem on ju tavavaataja, tavateatrikülastaja, kes pileti ostab ja siis etendust vaatama tuleb. Ja temale nagu teatrit teha, et see on nagu ka väga oluline, et seda nagu tuleb meeles pidada ja minu meelest on etenduse tegijad ja lavastaja sellega suurepäraselt hakkama saanud. Et üks selline põgus pilguheit sellisesse
süvamaailma, nagu seda Lähis-Ida kultuur ja religioon on. Seda ei ole üldse lihtne nagu kokkuvõtlikult teha. Minu meelest on see suurepäraselt kirjutatud ja lavastatud teos. Ja mingi etendust vaatama, siis saate osa ka minu videokunstist. Nii et see oli tore, see oli arendav ja valgustav kogemus taas. Et jaa, ma olen hetkel kevadelainel, uued suunad, uued tuuled. Jätkan viimase Mees ja Maja dokumentaalfilmi tegemist. Seal esineb Eesti kirjanik Filimonov, et temaga me räägime tema lemmikmajast, tema lemmikruumist ja siis selle filmi valmimisega saabki Mees ja Maja dokumentaalfilmid kokku tõmmata ja siis suurema ja üldisema kokkuvõtte teha. Igal juhul aitäh, et vaatasite, mul on väga hea meel, et te mu kanalil olete ja mu tegemistele ikka silma peale hoiate. Likeige, subscribe'ige ja olge mõnusad. Aitäh!